ja tere tulemast Narva! Laialdane haridus tulebki huviharidusest. Jah, paistab, et mitte midagi ei ole võimatut. Et ära ole ainult arg ja unista suurelt. Teie käes on meie tulevik, sellepärast, et teie hoiate meie lastel pilgu õiges suunas, võib-olla ka nagu selle energiavoo õiges suunas ja annate võimaluse kogeda ja õppida. Ja see on kõige tähtsam. Ma olen täiesti veendunud, et iga kool tõesti peaks oma programmis draamatunde õpilastele võimaldama. Tahet, koostöövalmidust ja nii saabki kokku lõiming. Sest õpetaja on õpetaja, ükskõik kas töötab lasteaias, üldhariduskoolis või huvikoolis. Kuna kõik need on ju meie lapsed, siis, kes käivad päeval üldhariduskoolis ja siis õhtul käivad huvikoolis. Et raha huviharidusse pannes investeerivad nad enda ettevõtete tulevastesse töötajatesse. Meil peavad olema tugevad sõnumid ja head eestvedajad, ehk siis midagi muutub. Ja meil on vaja ka neid matemaatikuid, kes ei oska laulda. Vabadusel on väga kõrge hind. Ja me näeme praegu seda hinda nagu olulistes teistes ja suuremates aspektides, mitte ainult hariduses. Ja ma arvan, et see on tegelikult huvihariduse üks kõige tugevam identiteet, et meil on vaba valik. Well, you can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. Hariduse mõju ja roll elukutse elusuuna valikul on tegelikkuses võib-olla liiga vähe tähtsustatud asjaolu. Sellele peaks rohkem tähelepanu pöörama, et me kujundame tegelikult elukaare õpiteed ja noorte tulevikku. Mulle jäi küll mulje, et neid samme astuma ollakse valmis ja tundub, et me ikkagi seal sillal lõpuks kohtume. See töö kannab vilja, et ärge seda alahinnake. No kuidas kui on? Nüüd vabatan! Anname gaasi, mina julgustan küll proovima, katsetama ja just nimelt, et olla ise tugevamad ja olla teadlikumad nendest tulevatest raskustest või siis mitteraskustest, rõõmudest, et niipidi siis hoida ja kaitsta oma õpetajaid, oma töötajaid koolis ja püsida edasi mitmekülgse ja toreda koolina haridusmaastikul.